Tervist! Ilmselt teid ei üllata, et ma panen tänase tunni alguseks muusika. Vahel tahaksid olla juhteta, just siis, kui hing on veel loo. Tahaks minna ja võita ja võidelda, tundub ankruna sisema hoo. Tuleb aeg, mil maailm saab piirid ja käidud on kõik võõrad teed. On koduni meetrid või piirid, taas jalge all peagi on need. Kus on nüüd sinu peatuspaik kallis, kus lookleb su kodune tee? Kas meenub sul hämara saalis, siitsamast kord läksid tee? Õnnelikku lendu. Ma pean tunnistama, et meie naiskonda iseloomustab miskit rubriigist 10 neegrit. Kui me Kristi Loigoga koos kodutunde raamatu koostasime, siis selle toimetas Signe Lahtein. Ja Signe oli tol ajal ka kodutunde saatejuht. Täna, kui läks pühapäeval meie Kristi Signele järele, oma nooremale vennale läks järele ja ma ausalt tunnistan, et ma ei söanda minna Valtu spordimajja, sellepärast, et Kristi ema Kai Rebel, kelle peatükk on siin teine Kristi järel, elab seal kõrval. Me olime naabrinaised. Veel enam Sirje Benjamiga eile rääkisime pikalt, Presnariga. Seal samas Kumma külas, Soone talus, kus mina elasin 10 aastat, kasvas üles kodutunde saate esimene tegelane Orvi Asumets. Enne selle raamatu loomist ühel küla kokkutuleku päeval maha muldasin Kardulast ja minu tagumikku kõnetas keegi ja see oli Orvi, kes ütles, et tema kasvas selles talus üles. Ja siis, kui me asusime raamatut looma ja ma nägin uksest sisse astudes Orvi koju, siis ma sain aru, kui seotud me kõik omavahel oleme, kui väga me põimume. Selles samas talus veetis oma esimese abieluga meie Rapla kohviku Marju Männimägi. Nii et me siin oleme omavahel seotud, jah. Mis siis veel uut on meil juhtunud? Meil õnnestus kambakesi päästa 3 miljonit kuusebeebit. Ehk siis kolleeg Peeter Ernits kogu selle vikatimehena toiminud nädalavahetuse jooksul, kui mul lahkus 8 tuttavat, 8. Siis Peeter Ernits sai jaole ja jätkenud igasugune erakondlik pläma, et ta mingeid ordeneid tahab. Ernits on olnud pikalt Maalehe toimetaja ja üliaktiivne loodusinimene poliitikast olenemata. Ja sai jaole, et seoses meie valitsuse ja RMK käkerdustele, sobingutele ja machinatsioonidele, ehkki nii polügoonide kui siis Fail Baltica pärast, mille tegelikud susserdused samuti on nüüd laiali laotunud. Et vot ei ole kuhugi panna, Ernits sai jaole
1 miljon kuuseistikut läheb hävitamisele. Te nagu põhimõtteliselt saate aru, millest me räägime Eestis. Aga siis nüüd nädalavahetuse käigus selgus, et 3 miljonit puubeebit Aktuaalses Kaameras metsandust õppinud ametnikud, hoides oma tagumiku karvadega oma kohast kinni, ei rääkinud nagu mitte elusolenditest, vaid mingitest ühikutest, turu solkimisest, valearvestusest. Ja meil läks hästi. Nii et mina lähen täna vähemalt 250 istikut viin Südamesallu ja homme tõenäoliselt veel. Neljapäevani saab Purila taimlast, reedeni saab Iisaku taimlast, nii et jumala pärast mõelge välja, kuhu panna. Istutage kas või oma korterelamute ümber need, jumala eest. Otsime lahendust istikute ülejäägile. Ehk siis, jah. Seoses sellega, et läks mul 8 sõpra, nende hulgas siis Kristi Kallis, üks võimsamaid Eestimaa mehi, Oleg Sõnajalg. Ma ei kirjutanud teie töölehele töökäsku. Ma teen selle nüüd. See on hästi huvitav asi. See on sigri-migri. Mis me ikka teeme selle maagusaga? Esiteks, loomulikult korrastame õige kirja. Ja teiseks, otse loomulikult me kirjutame, kuna tekst räägib kurjadest maagidest, siis meie kirjutame. Kirjuta oma kogemustest ja teadmistest maagia alal. Tõenäoliselt sulle esimene mõte on mina ja maagia, mis te jamate. Päriselt sa alustad päeva olmemaagiaga. Sa jälgid hoolega, kumba jalaga sa voodist välja tuled, siis sa kõikvõimalikke endeid eestlasena, kes elab ka siis loodusega kooskõlas, kui ta elab 29. korrusel kuskil. Igal juhul meil on kõikvõimalikud ended, et midagi tuleb teha päripäeva, midagi vastupäeva, oi mustkass ja muud taolist. Meil sõpruskonnas on kokkulepe, et ei ole jagunemist must ja valge maagia. Maagia on maagia. Me oleme saanud aru, et me siin ikkagi juba aastates läheneme 60-le ja nii. Et oleme saanud sellest aru, et sa ei võida pauguga puusalt tulistades kogu maailma kurja. Mida sa saad teha, on iseenda lahtihaakimine. Iseenda lahtihaakimine kurjust toitvast vereringest. Olgu see siis üks ilge inimene, lõikad läbi kõik, mis sind temaga seob võimalikult. Loomulikult ta viskab oma iminapad ikka uuesti ja uuesti. Vampiirid, teemonite orjad on erakordselt leidlikud, kuidas sind lüpsta, aga sa ju märkad, et ta imeb jälle lahti ära tagasi koju. Ja mida rohkem sa iseennast vabastad jamast, mustast, õgivast, sinu tegelikku olemust tühistavast, sind maha suruvast, mida enam sina tõstad oma tiivad mudast, seda rohkem valgust sa kiirgad enda ümber, seda raskem on sind edaspidi kottida, seda rohkem sa tõmbad ligi
samasuguseid kõrges sageduses inimesi. Nii et iga päevaga paremini ja paremini. Loomulikult sa kukud jälle tagasi, sellepärast et keegi uus viskab sulle potsagi ja sa avastad, et miski on valesti. Aga sa leiad selle iga korraga arukamalt üles, teed ennast vabaks ja puhastad koos endaga oma kallite ümbruse. Et lapsed saaksid sündida, et puubeebid saaksid kasvada. Haaran punase pliiatsi ja sukeldun koos Raplamaa rakendusliku kolledži gümnasistidega päris põnevasse Sigri-Migrisse. Teksti leidsin mõistagi ühisvaramust nimega Interneedus ja eriti Sigri-Migri on ta sellepärast, et siin on mitme keele kombo. Täpselt sellises soustis me tegelikult kroolime päevast päeva. Ükskõik, mis ala sind huvitab, kas see on käsitöö või see on puidutöötlemise tehnoloogia või ravimtaimed, igal juhul guugeldades prantsatad sa kindlalt sellisesse kompotti. Kõigepealt, kui me tahame teada, kes on Akatu, siis me saame teada, et nimi Akatu on Nigeerias. Tulevikuplaan. Ja see on tegelikult inimese nimi ka. See on pooljumala nimi, puusliku nimi Akatu. Nende pooljumalate ja puuslikega a la Nigeeria olen ma ise ennast sihilikult ja teadlikult praegu korralikult sisse mässinud. Ma tegin 2 tutvumisportaali ühe tulevase raamatu huvides omale kanta. Panin sinna Von Foki mõisaproua pildi, ehk siis mitte ennast, vaid AI pildi, et ennast kaitsta. Just nimelt musta maagia eest, sest need väga suures osas Nigeerias, Indias, Hiinas, Ladina-Ameerikas resideerivad õngitsejad, armukelmid, kasutavad voodoo'd, kasutavad vana maagiat, aastatuhandeid vana maagiat selleks, et täiesti normtädid ajada peast koonusesse ja siis omakorda tüdrukud keevitavad kokku onude juhtmed ja täiesti normaalsed inimesed hakkavad saatma väga suuri summasid Aafrikasse. Raamat saabki olema sellel teemal. Claire Foods, üks juhtiv töötaja, on mu koostööpartner selle teose valmimisel. Nii et Nigeeria akatudega ma kohtun iga päev. See teeb su elu tüütuks selles mõttes, et nagu näete, jälle saabus mulle, kes armastus esimesest pilgust. Nendel inimestel on AI loodud identiteet, AI loodud fotod. Nad on reeglina sul insenerid, niisugused hästi usaldusväärsed tohtrihärrad, miljonärid oma firmas. No näe, minul on nüüd siis Edgar 70-aastane pildist, näed kohe, et teda ei ole olemas. Mingu sul hästi, onu Edgar. Loomulikult ma ei maksa selle konto eest. Vaatan üle, mis stiilis mind seekord õngitsetakse ja ela hästi. Sieleli, Aafrika. Ja paneme Kristi meile taustaks. Las ta siin olla. Kõik on hästi, õige. Kui te vaatate esimest lõiku meie töölehel olevas tekstis, siis see, oh issand jumal, on ungari keeles. Ehk siis Nigeeria Akatu tekst on toodud meta ehk siis Facebooki tõlkega
eesti keelde ungari keelest. See tähendab, et sa pead laskma endasse ühe korraga palju keeli ja siis saama aru omaenda ilusa eesti keele imelisusest. Vaatame, kuidas see asi ennast meile siin siis näitab. Akatu, 4 kurja maagi. 4 on meil kindlasti väikese tähega. Teistes keeltes kipuvad olema need pealkirjad sedaviisi kirjas, et kõik sõnad on suure tähega. Aga meil on väikeste tähtedega. Ja nüüd siis pöördutakse meie poole, armastatud valguse sõbrad. Meil on nüüd valikuvõimalus. Kui me oleme väga eestikeelsed, siis me teeme need tähed väikesteks. Kui me tahame rõhutada, et valgus on ikka väga valge valgus ja sõber on päris sõber, mitte siuke Eesti moodi sõber, siis me võime jätta need tähed suureks ka. Aga põhimõtteliselt eesti keeles on need väikeste tähtedega. Ja meile jutustab autor tõlgituna läbi ungari keele eesti keelde, nii nagu sinu teadvuse avardamine liigutab sinu olemist pidevalt suuremasse valgusesse, tead sa tões, et pimedus eksisteerib iga duaalsuse tähe serval. Tõlgin, milles on asja mõte, point, iva, essents. Duaalsus, see on ühesõnaga see on kahepoolsus, kõiki asju hinnatakse hea, halb, kuri, tore, siis kõrge, madal. Duaalsus on sõnana siin väga teretulnud, aga inimese olemuses on see nähtus, mis kuulub välja kasvamisele. See on laste haigus. Vot sa oled siuke ja ma olen niuke, silt sulle, silt mulle. See ei tööta enam. Pimedus eksisteerib duaalsuse. Nüüd selle tähe servaga on küll see lugu, kui see oleks kas inglise või vene või itaalia keeles tõlgitud, siis ma umbkaudu jagaksin, mis asi see on. Tõenäoliselt kõige lihtsam, kui me ei tea, mis selle tähega on, siis me ütleme valgus, sest eks sa saad aru, et pimedus eksisteerib iga duaalsuse valguse serval. Meil on eesti keeles ka väljend, mida valgem valgus, seda pimedam pimedus. Kui valgus langeb seni peidus olnud pasale, siis tuleb see päevavalgele. Nüüd selles praeguses ärkamise unenäos on teie seas neid olendeid, kes on seotud eksistentsi kõige kurjemate ja rikutumate hingedega. Perfektne tõlge. Bravo, Zuckerberg. Mis on jutuks? Järjest selgub, missuguste jõududega on diilinud Briti kuningakoda reptiilidega, missuguseid jõude on kasutanud enda hüvanguks, kas või Putin, Tartaaria vanu maa-aluseid linnu on ta kasutanud meie teadmata ammu koos teadmistega. Ehk siis paljud tipp-poliitikud, olemata need Rockefellerid, kes 7. kontinendil resideerivad või sees, nad siinsamas meie kõrval pilgus tühjus kasutavad mustade jõudude teeneid meile hoiatuseks. Naudides, natuke pahasti läks, nautides on tugevat teega. Nautima, nautida, naudin, ehk siis nautides tugev tõh. Valgusega suhtlemist
Sinu otsus, kas sul jääb see valgus suure või väikese tähega, jutuks ei ole mitte laelamp siis, vaid valged jõud, kes praegu võitlevad meeletus pühendumises, tohutus arvukuses meie planeedi eest. Peame tegelikult jagama teadmisi neist, kes soovivad kaotust, kui nad paradeerivad maskeeritud kehades vale valgusena. Nüüd me teeme selle valguse küll väikeseks. Paradeerimine on siis pidulik marss, see on hea sõna, kusjuures üks täht eristab teda sõnast parodeerimine ehk siis inimene, kes ennast annab mustade jõudude orjaks. Deemoneid orjab mugavuse rikkuse nimel, on iseenese paroodia. Ennast parodeerides ta paradeerib. Ja vale valgus kindlasti väikese tähega. Ülisageli, nagu te olete märganud seoses paavsti vahetumisega, need mustad jõud, kes meid imevad ja orjastavad, peituvad religiooni taha. Nad ülisageli hirmutavad meid usuga, sest see on üks väga hea asi, millega aastatuhandeid inimesi on maoli maha saadud. Ja see ei ole lõppenud, see süveneb. See suhtlushetk hõlmab 4 olendit, kes on kasutanud musta maagiat oma eksistentsi vormis hoidmiseks. Teie seas on maal 4 inimest, kes pärinevad. Nii, nüüd on täiesti uued nimed ka minu jaoks. Pitkozoksi ja Opišeklio liinidest. Kuna minu sõpruskond on valguse vennaskond, siis need on mulle uued sõnad, tekitavad eriti halva tunde. Nende pärand on tõeliselt kuri ja nende kavatsus teisi vallutada tuleneb rituaalide, paneme mitmusesse. Rituaalide ja musta maagia korduvatest koosmõjudest. Satanistid on seesuguste jõudude kõrval poisikesed. Kuigi mustast kääname ka omadussõna, mustast maagiast arusaamist inimmõistusele kunagi ei õpetata ega avaldata, sai kurjade võlurite valik ja kavatsus alguse ideest, siis mitte valik, vaid valimik. Selles mõttes, et see on siis see osa tervikust ehk valimik, kes on valinud musta. Et nad tahtsid teistele liiga teha. Tavaliselt valib musta tee väga haiget saanud inimene, katki läinud hing, kes hakkab kätte maksma, kelles armastus on ära kustutatud, kes ei usu, ei usalda, ei armasta ja hukutab sellega iseenda. Vaatame üle nende kurjade olendite teod ja selgitame, miks nad eksisteerisid maal ilma surmata tuhandeid aastaid. Me paneme ajavormi kaugemaks, ehk siis me paneme selle lihtminevik, täisminevik, enneminevik. Me paneme täisminevikuks ja miks nad on eksisteerinud. See nüüd tähendab seda, et nad on praegu ka. Kui me ütleme lihtsalt eksisteerisid, siis me oleksime nagu neist juba vabanenud. Ei ole. Miks nad on eksisteerinud? Ja seesugune mineviku vorm sobib ka hästi kokku tuhandete aastatega. Nad on olnud tuhandeid aastaid ja on praegugi. See on ka põhjus, miks lihtminevik ei ole sobiv. Ilma surmata
Selle kohta on pigem hea sõna surematutena. Just, surematutena. On eksisteerinud maal surematutena tuhandeid aastaid. Alustame nende nimedega. Ahah, hiljuti alustame. Ahah. Hiljuti, no mis sellega nüüd siis on? Teate, mida siin silmas peetakse? Siin peetakse silmas, alustame nende nimede päritolust, sest järgmised laused selgitavad nende kurjanite päritolu. Nii et alustame nende nimede päritolust. Need hinged elasid Sirius, Noplias, Opišeklio lastena. Äge. Mitte segamini ajada Siriusega, neid on A ja B, Sirius B seltskond on valgustöölised, kes teaks seda paremini kui üks nendest, eks. Järgnedes oma isale maale, võivad nad kogeda võimu jumalateenistuse kaudu. Ahaa. Lause on korras. Mõte on sellel lausel see, et nad on võimelised oma väge rakendama jumalateenistusel, mida väga palju me oleme näinud nii filmides kui lugenud raamatutes kui kogenud ilmsi. Jumalateenistuse ja saatana teenimise piir on õhk, õrn ja õbluke. Inimesed ei mõistnud trikke ja maagiat, mida nende ees sooritati. Toome jälle teise mineviku vormi. Inimesed ei ole mõistnud. Siis me ei vii seda päris tänapäevast ära. Me näitame, et see on olnud ja see on praegu. Ei ole mõistnud trikke ja maagiat. Aga 4 kurja võlurit teadsid väga hästi, et nende pimedus on nende jõud. Nende päritolu nimed, no nii, saagem tuttavaks. Sileno Heoke, Pidekotedek, Oriso Repedok ja Elumok Furet. Ärge oma lastele neid nimesid pange. Kusjuures sa seda sõna öeldes ju tunned ka, et midagi on sellega Nad on 7 jalga pikad. Ka meie Kalevipoeg oli umbes nii pikk, see on 10 meetrit pikkust. Hiiud on planeedil Maa elanud, järjest leitakse selle kohta tõendeid. Ja need sindrid olid ka kole suured ja neil pole originaalseid juukseid. Ahah, neil pole originaalseid juukseid. Selge, parukas on siis. Kusjuures lausega valesti ei ole midagi, nii et otseselt muutma ei pea. 1000 aastaid tagasi kavatsesid nad varjuda kaljude vahele samal ajal. Ahah, tavatsesid on see sõna. 1000 aastaid tagasi tavatsesid nad varjuda kaljude vahele samal ajal koma, võrdleva kui ees ei ole koma, aga see on ajaline tingimuslik kui ja selle ette koma käib. Kui teisi kinni püüti, minevik ja galaktilise föderatsiooni baasidesse viidi. Galaktiline föderatsioon on umbes samasugune asi nagu Riigikogu või Brüsseli Europarlament ehk siis meie galaktika erinevad tsivilisatsioonid on ühendatud galaktilisse föderatsiooni ja pahategijad viidi sinna baasidesse. Valgusjõud otsustasid lubada neil kurjadel võluritel oma plaanidega edasi minna.
Tõenäoliselt meil tekib küsimus, et miks neid siis kahjutustama seal ei hakatud. Tõenäoliselt peab ka must käima pärapõhjas ära selleks, et lakata olemast. Tundub nii. Küll aga meil tuleb teha selle koha peale siin plaanidega edasi minna ja taandrida, sest muidu läheb lõik liiga pikaks. Ja peale selle muutub siin ka mõttesuund, ehk siis kurjad võlurid ei teadnud, et neid hoolikalt jälgitakse. Kurjad võlurid ette tuleb siis või? Jaa, me teeme sealt uue lõigu, sest üle 2-3 lause ühes lõigus ei ole hea. Ja mõte muutub ka. Mõte siin on ääretult huvitav. See on nagu pahade laste puhul, et sa ei saa ju teda hoida puuris ega elimineerida, aga nad on teravdatud jälgimise all. Ühtlasi neid ju õpitakse selgeks ja mis meile siis räägitakse. Kurjad võlurid ei teadnud, et neid hoolikalt jälgitakse, nende hullumeelsed meetodid. Ei lähe raisku. Mõte on tegelikult hoopis selles, et need ei tööta enam. Nende hullumeelsed meetodid ei tööta enam. Seda tõlget meile selgitab järgnev osa liitlausest, kuna paljud inimesed ärkavad, kui pimedus muutub liiga valusaks. Äge lause, äge mõte. Saate loogikast aru, seltsimehed, gümnasistid, mõte selles, kui oleks nad kohe elimineeritud, siis ei oleks inimkonnal kogemust, kes nad on ja mida nad võivad teha. Nendel lasti tegutseda, lasti meid kiusata ja piinata, et me saaksime selgeks, mis see on. See on nagu väikese lapse kasvatamine. Sa võid talle 10 korda öelda, et ta ei puutuks kuuma ahju. 1 korra puutub, nutab, aga rohkem ei. Ja sama meile kirjeldatakse ka selle lausega, et inimkond on nüüdseks saanud piisavalt haiget nendelt mustadelt, et enam mitte näppida. Need kurjad olendid on ikka ja jälle pimeduse valinud ja kuna nad jäid maa peale, me kirjutame kokku maa peale. Üks sõna see siis tähendab, et nad kehastuvad ikka ja jälle siia meie hulka. Ja nende nimi võib olla nii Kaja kui Elisabeth, nii Ursula kui Vladimir. Ta tuleb ja teeb oma sedasama halba seni, kuni inimesed on ära õppinud selle musta. Vajasid nad uut keha. Haavatavad inimesed otsustasid maalennukilt lahkuda. See on nüüd natuke... Teate, kui äge lause see on? Lennukilt, see ei lähe mitte. Otsustasid maalt, jääb suure tähega ehk siis planeedilt. Haavatavad inimesed otsustasid maalt lahkuda ja nende olendite hinged sisenesid vabaks jäänud kehadesse, on mõte. Ja me lisame selle väljendi siia, et me saaksime päriselt aru, millest tekst räägib. Ehk siis nende olendite hinged sisenesid vabaks jäänud kehadesse, mis olid kasulikud. Kasulikud, see tähendab pigem nüüd siin seda kasutuskõlblikud. Kas te teate, kui mitmete tipp-poliitikute lapsed ja naised on viimasel ajal öelnud, et see ei ole enam see inimene. Selle asja nimi on soul swap
inglise keeles. Väga arvukad tippinimesed praegu planeedil on läinud ära. Vot just see, mida see lause meile rääkis. Tegelik inimene Elizabeth lahkus ammu. Tema kehasse asus väga hea keha. Kahju raisku lasta. Pigem kasutagem terve kuninganna saadaval, no kuulge. Et sinna massiliselt Putini, Elizabethi ja veel mitmete headena saabunute kehadesse on asunud need. Ka nemad vajasid verd, et rahuldada oma korruptsiooni. Teate, mis see väljend tegelikult on? Täita oma missiooni. Et täita oma missiooni. Nad vajasid verd siin siis selles mõttes, et nad vajasid kehastumist, verd, aga see verd kõlab kole hästi. Et täita oma missiooni. Nende pimeduse, kirjutame pimedus väikese tähega, tõmbame ta trooni pealt maha. Nende pimeduse vendade seas oli verejoomine ja ohverdavate jõleduste läbiviimine igapäevane. Mul on kodus kapis ka üks verikäkk praegu. Ma ei tea, kas seda süüa või on see musta maagia valdkonnast. Ja tegelikult langesid nad üha sügavamale musta maagiasse. Lause oli korras, aga jutuks oli siin meil tõsiasi, et need Soul Swapi vennad armastavad verd. Ja minul tekkis kurb küsimus, mida teha ennast kodus kapis ootava verikäkiga, süüa või mitte süüa. Selles on küsimus. Välja sirutatud käte ja kätega, upsi-teisi, kutsusid nad astraalolendid käske täitma. Silmas peetakse, teate seda väga tüüpilist, ükskõik kas teil on preester või teil on must maag, need käpakesed ikka tõusevad ja langevad siis sinu peale. Olgu siis õnnistuse või needusega. Jätame ühed käed välja sirutatud kätega. Kutsusid nad astraalolendid käske täitma, kuna ehk siis need samad mustad jõud, kellega koos nad töötavad, kuna inimesed osalesid teadmatult oma elu loomises. Mõte selles, et iga sinu valik, iga sinu mõte, sõna ja tegu on sinu elu loomine, aga seda inimesed ei ole teadnud. Vastutus on antud alati kellelegi teisele ja süü ka ei ise tehtud, hästi tehtud. Siis lõbustasid nad kurje ja mitte mõtteid, vaid siis jõudusid. Pikk vorm jõudusid, lühike vorm jõude. Pigem kasutame jõudusid, sest jõude on, teate, mitmetähenduslik. Jõude, see tähendab ka niisama lebo, jõudeolek, jõudeaeg. Ei, jõudusid. Iga pahatahtliku kavatsusega mõte oli aluseks maal avalduvate tegevuste loomisele. Must maagia oli omal kohal. Siin sa oledki mu armsam. Armsam on, teate kes? Armastatu, armuke, kallim. Ütleme lühidalt, siin sa oledki mu kallis või armas. Mi amore. Just selles hetkes on teiste poolt ettevalmistatud rituaalid ja plaanid sinu elu hävitamiseks. Ka praegu keegi ju mõtleb sinust halvasti, saadab sulle musta energiat. Sina oma elu loojana pead olema see meister, kes selle neutraliseerib, kes on nii valge, et must energia ütleb, oi, läheb ja häbeneb nurgas. Kuigi galaktiline föderatsioon ei lase sel juhtuda, ootavad ka nemad, et sina
teeksid paremaid valikuid. Lause mõte on kaunis. Galaktiline föderatsioon ei ole lasknud igasugustel maniakidel painata tuumanuppu, korduvalt on äpardunud muuseas tuumarelvade kasutusse võtmine. Galaktiline föderatsioon on ära hoidnud selle, et meie Gaia ei ole ammu juba pilbasteks pihustatud, sest meid on vaja. Iga väike pusletükk tervikus on väärtuslik. Meie pisike planeet on oluline ja sellepärast meid potitatakse ja valvatakse, aga ka sina pead tegema paremaid valikuid, sellepärast lisasimegi sõna sina. Ära kunagi lase pimedusel oma elu valitseda. Kas teate, kui lihtsalt see juhtub? Keegi teeb sulle rämedalt halba ja sa mõtled, ole sa neetud. Sa mõtled, et surm su koristaks. Sa mõtled, põle põrgus. Me teeme seda eestlastena üliägedate väljenditega, arvates, et see on kurnjau. Ei ole. Praegusel ajal iga seesugune sajatamine, kaetamine, verbaalne loits tuleb tagasi sulle. Jaa, ei ole vaja jamada. Aga see juhtub nii kergesti, mina ka. Iga päev paar korda avastan, mida ma praegu tegin. Oot. Ja tühistan selle musta, mis minust endast tuli. Ja siis ma ei saa aru, miks ma musta ligi tõmban, kui ma ise just sajatasin koledasti. Teie olete oma ajaloo loojad ja pimeduse distantsil hoidmine on suurim tarkus, mida pakkuda saan. Siin on räägitud meiega sina vormis. Siin sa oled, sina lood, ära lase, järelikult teeme selle lause ka sina vormi. Sina oled oma ajaloo looja ainsuses. Edasi läheb nii, nagu oli. Nüüd kabalit, me kääname eesti keeles kabalat. Kabala on ristiusu satanistlik sekt. Sellesse on eksinud mitmed Hollywoodi näitlejad. Tom Cruise oli ülisuur vaimustunud kabala propageerija seni, kuni ta sai aru, kuhu ta ennast on seganud. Nüüd, milles praegusel hetkel on oht, nagu näete, kabalat juhtis kunagi Georgi Soros. Soros, miljardär, maksnud väga paljude praeguste tipp-poliitikute hariduse, kaasa arvatud Ungari juht Orban. Asjad on omavahel seotud. Ja praegu kontrollib seda, ehk siis kabalat Larry Page, on olemas vahendid kloonimiseks. Täna hommikul vaatasin üht dokfilmi, milles arutleti, kas Elon Muskil on 4 või 7 klooni. Jälgiti tema erinevaid käitumismustreid, tantsumeetodit, kõnelemist, lastega suhtlemist, Trumpiga suhtlemist, lihtrahvaga suhtlemist, Muski jõude hetkel, kui ta arvas, et keegi ei näe. Ja vaidlus ei ole mitte selle ümber, kas tal on kloonid, vaid selle ümber, kui mitu tal neid on. Sama on ju meil ka Putiniga. Nii et tore on. Jah, rituaalideks, ohvriteks ja kohtumisteks, et arutada teie surma. Pigem siis, et plaanida teie surma. Me oleme näinud Putinit Kurskis sõduritega kallistamas. Kuulge, päris Putin.
istub vaapsien 10 meetrit pika laua ühes otsas. Kõik teised peavad olema andnud analüüsid ja usiproovid. Ja nüüd ta läheb kindlasti meil kuhugi kedagi kallistama. Haadi, No nii, deemon nimega BES, kes see on, ma ei tea, on sõnumitooja vangistatud olendite ja musta maagia teostajate vahel. Mina tahan kohe teada, Katu saime teada, nüüd me küsime, kes on deemon BES. Ongi olemas, saate aru. Deemonite paradiisis on ta meil. Kui tore. Ja tema nägu on neil siin ka näha. Kusjuures see BES väikeste tähtedega muuseas on tõrjemaaks, on nagu eesti maagiline peko. Eestis on ju ka viljavakka pannakse peko. Kodus on kaitsenukud, kes su kodu kaitsevad, ohutised talismanid. Nii et väikese tähega BES on siuke härjapõlvlane, kes sind kaitseb, aga põhimõtteliselt on ta tegelane deemonite paradiisist. Valges majas ja planeedi erinevates osades toimuvad miitingud. Need tumedad võlurid istuvad mustades rüüdes ja kuulavad tähelepanelikult koos viibimisi pealt. Kuulavad pealt on tähtis. Koos viibimisi pealt. Igas ruumis alati on keegi, kelle kohta on võimatu öelda, kes ta on. Mis tema nimi on, mis tema funktsioon sellel miitingul on, need on need. Nad suhtlevad pimedusega väikese tähega, tõmbame troonilt maha, kasutades musta maagiat väikeste tähtedega, kutsudes samal ajal oma enda kavatsuse tõttu olematusse kurjuse. Mitte olematusse, vaid kohale. Nad kutsuvad kurjuse kohale. Kutsudes samal ajal kohale kurjuse. Nad varjutavad kõiki häid kavatsusi. Tahtsime parimat, aga välja tuli see, mis alati, see on see põhjus. Bill Gates, Klaus Schwab ja teised planeerisid The Great Reseti. Jätame ta inglise keelde, see on siis suur ümberlülitamine, et võtta teie vabadus valetades ja väites, et nende plaanid on head. Bill Gatesil on üks asi, mida ta teeb ägedalt, ta on maailma kõige suurem plantaator. Bill Gatesil on üldse kõigist planeedi elanikest enim põllumaad, karjamaad, viljapõlde, kariloomi. Aga sellega oleme me tal peos ka. Keerab aida ukse lukku, võt siis Peko avita. Armsad. Välismaailm muutub pimedamaks ja hirm kasvab. See just praegu toimub. Ja seda olukorda paremaks ei tee, et kõik omad ära surevad kogu aeg häbematult, ma ütlen. Aga tegelikult pole ju midagi karta. Me ütleme iga päev endale 1000 korda rahu, kõik on hästi. Rahu, rahu, rahu. Galaktiline föderatsioon. Mitte kahetseb. Galaktiline föderatsioon klaarib rangelt arved. Galaktiline föderatsioon klaarib rangelt arved kõigi kurjade olendite ja võluritega. Aga sa ei saa ka seal kõrval nagu Mäksa muelu tegevusetult passida. Sa pead abiks olema endale ja galaktilisele föderatsioonile. Kogu pimedus kaob, kui värav ümber maa avaneb valgusesse. Me ootame seda juba väga ammu. Meie sagedus tõuseb, Schumanni resonants peksab punast, eks ju.
Wifi ja muud elektroonikaseadmed ja asjad meil möllavad. Aga ikka veel oleme teel. Mu poolest, teate, tulgu see ülikõva liitakas Helioselt, keskpäikeselt, tulgu see päikesepabah, olgu maas net, olgu vait telefon, sest siis ei lenda raketid ega droonid ka. Olgu pigem ürgaeg. Siin mõned targad on ära õppinud maatööd, kuidas süüa kasvatada ja puha ja... Jah. Kogu pimedus kaob, kui värav avaneb valgusesse, rahu saab valitsema. See on tore tuleviku vorm, kui hinged kogunevad uue keha aktiveerimisel. Silmas peetakse seda, et kui maa sagedus tõuseb, valgus võidab, siis sinna on kogunenud praegu juba meie naabertsivilisatsioonide abijõud. Päriselt me ei oleks muidu siin klassis, me oleks ammu kastis. Sa muutud hetkega ja hakkad mäletama, kes sa tegelikult oled. Kuidas sa mäletad? Ja mis tõlge see nüüd on? Sa muutud hetkega, koma ei ole, ja hakkad mäletama, kes sa tegelikult oled. Nii mõnigi inimene meie hulgas juba teab, et ta on tulnud siia Veegalt, Lüüralt, Orionilt. Me ise oleme otsustanud tulla, me ise oleme selle ülesande võtnud. Meelde tuleb, oi õnne. Ainult armastus jääb. Näeme seal. See tähendab siis, et näeme uues heas ilmas. Mis iganes keeles on en eke mai ea, aga tõlge on armastan sind nii väga. Ma arvan, et see võib olla Nigeeria keeles. Ei tea, kohe saame teada. En eke mai ea. Meaning. Light language, see on valguskeel, mitmed muu sõbrad oskavad seda. Ja see tähendabki I love you so. En eke mai ea. Aitäh öeldakse kie mai, sõber on kaseb. Ole tervendatud ki ah sha. See on nii tore, et ma leidsin praegu, kus kohas on see valguskeele sõnaraamat, sest mitmed minu sõbrad räägivad seda keelt ja ma saan seda õppida. Yes! Rõõmsat õppimist meile valguses.